Kaunist keskhommikut kõigile televaatajatele YouTube'is ja raadiokuulajatele Raadio 7. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonnaga äsja liitunud, taasliitunud Peeter Ernits, Riigikogu liige. Tere Peeter, tere tulemast meie saatesse ja tere tulemast Keskerakonda. Ja Peeter, sa alustasid kohe sellise võimsa aktsiooniga. Otsustasid päästa pool Eesti metsa, mis veel ei ole jõudnud kasvama lõpuni hakatagi. Räägi natukene, mis seal siis tegelikult toimus? Väga lihtne. Riigi metsamajandamise keskus kasvatab raiub ühelt poolt ja kasvatab ka uusi, mida raiuda, uusi puid. Kasaratud kuuski. Ja selleks on olemas taimlad või puukoolid vanasti nimetati. Ja igal kevadel siis sealt võetakse, istutatakse. Aga juba aastad on niimoodi tehtud, et kui üle jääb istikuid, siis kas pannakse põlema, tõmmatakse välja või nagu öeldakse, komposteeritakse. Ja see praktika on juba pikki aastaid, aga sellest palju ei räägita. Umbes niimoodi, et kui meil liiga palju lapsi on, siis hävitame, tapame vaikselt. Ja ma sattusin täiesti juhuslikult selle peale, see oli laupäev, eelmine laupäev. Õigemini reede õhtu ma kuulsin ja laupäeva hommikul 7:30 läksin sinna taimlasse, astusin laupäev ja vaatasin töölised murest murtnud, mõnel pisar silmas, eks ju, kopamees ka ja et kole, et esmaspäeval, teisipäeval on töökäsk kogu see põld 300 meetrit üles kitkuda ja komposteerida või utiliseerida, nagu nad ütlesid. Ja sealt hakkas peale. Mõtlesin, kuidas see niimoodi on, ilus päev ja tapatalgud, eks ju. Meil on metsariik ja metsarahvas eestlased ja see tundus uskumatu, et täiesti kaine peaga kuuled sellist juttu. Kõik on kained. Ja siis ma hakkasin tegutsema. Võtsin ühenduse RMK juhi Mikk Marraniga, endise luurejuhi ja keskkonnaminister Andres Sutiga. Aga inimesed olid ja terve Iisaku kihas juba varasemalt, et mingisugune selline massimõrv on ees. Ja käsk on olemas selline teisel õhtuks, olgu tehtud. Muuseas mingi Ukraina brigaad pidi tulema ka veel peale. Aga ja tegin ühe väikse video, panin üles. Ja see lendas, ma ei tea, 500,000 või palju siin on seda vaadanud ja siis muutus asi peaaegu juhitamatus, hämmastus, raev ja tuli igal poolt ja ma rõhutan, et see oli laupäeva keskpäeval, kui ma selle video panin üles. Ja siis hakkasid tulema lugematud kõned, sõnumid nii edasi. Tahaks 6 eestikut saada. Ma pidin pidevalt ütlema, et need ei ole minu kuused, meie kõigi kuused. Kõigi küsite, see on riigimets, eks ju. Ja ma ei saa teile pakkuda nii, kestas 10 kuus, kestas 2 hektari peale oma metsa panna. Selline uskumatu. See oli ülimõju. Aga Mihhail, kas tõesti on niimoodi, et selleks, et riigis oleks kord majas, peavad kodanikud olema väga aktiivsed, juhtima kõigele kogu aeg tähelepanu. Sellel konkreetsel juhul Peeter on küll ka Riigikogu liige, aga tegelikult mulle tundub, et ilma sellele tähelepanu juhtimiseta olukord oleks olnud täpselt see, mida Peeter kirjeldas, et kõik oleks hävitatud. Tegelikult see oli ju plaan. Ja nagu Peeter ütles, kahjuks tuleb tunnistada, et see ei oleks ka esimene kord. Tahaks muidugi loota, et nii massiliselt seda pole kunagi tehtud, aga see kord oli just see plaan, et suures mahus. Ja me tegelikult hiljuti... Riigivara hävitamine suures mahus, eks? Ja riigivara hävitamine, looduse hävitamine, looduse tuleviku hävitamine. Ja
kui te mäletate, mis see peamine siis argument oli, et me ei saa nagu jagada, kuna see on riigivara, tasuta riigivara jagamine ei ole lubatud ja samas see moonutaks ka turutingimusi, ehk siis riigivara hävitamine nagu sobib riigile, aga riigivara tasuta jagamine riigile ei sobi. Ja kellele seda võiks nagu jagada? Eesti inimestele. Ja siis, kui riigile see ei sobi, siis ma küsin, et kes on siis või mis on Eesti riik, kui mitte Eesti inimesed. Aga see läheb juba liiga üldfilosoofiliseks. Reaalselt küsimus on selles, et kuidas see mõjutab Eesti loodust, Eesti vara, Eesti tulevikku. Arvestades, et tegelikult metsamaht Eestis väheneb. See on reaalsus, me seda püüame mitte tunnistada, aga tegelikult see on reaalsus. Ja vaata rohepööre käib veel kõik selle taustal kõik. Rohepööre vist minu arust läbi, aga sinna võib-olla ei läheks, aga selle konkreetse puude teemaga, vaata mina nagu sellest ei saa meelde väga hästi aru, et kui me kogu aeg räägime, et me tahame olla säästlikud, keskkonnasäästlikud, siis varem oli väga suur probleem ka kaubanduskeskustes, visati ära äsja tähtaja ületanud toit ja seda ei olnud võimalik nendele kodututele jagada, sest äkki keegi hakkab kuskilt varastama, eks ole, viib koju midagi, see oli nagu see põhjendus. Nüüd on õnneks vist Toidupanga abil need probleemid lahendanud, aga kui korra selle metsa juurde veel tulla, Mihhail mainis, et metsamaht väheneb, kui mõelda üldse sellele, et mis see Eesti metsamajanduse seis täna teie meelest on, sest tegelikult ju on väga suured vaidlused olnud, kui palju tohib metsa raiuda, et kas see on siis 10 või 12 ühikut aastas, eks ole, et mis see seis täna on? Ütleme, igaüks näeb, et raiesmikud on igal pool, aga see pilt on segane, kuna pool metsadest on erametsad ja seal käib see uuendamine suhteliselt viletsasti. Ja raiutakse kõvasti muidugi, aga raiemaht on vähenenud ja vähenenud on muuseas, mille pärast looduskaitselisi piirangud on tulnud väga palju juurde ja selleks, et uusi istikuid kasvatada läheb aastaid, 2-3 aastat. Järelikult see inerts on suur, eks ju, ja nüüd kiire looduskaitseliste piirangutega, et ei tohi nagu RMK riigimaal raiuda, on tekkinud see, et selline ülejääk, aga siis on jälle nagu koer hunniku otsas ise ei söö heina ja teistele ka ei anna. Ja selline bürokraatlik, selline barbaarne, selline massimõrv tegelikult on nagu aktsepteeritav, aga kõige huvitavam ja kõige olulisem on see, mida ma ei ole kunagi uskunud, et kui laupäeval hommikul ma nägin ja kogu selle taimla töötajad olid mures ja nii edasi, ja andsid, ütlesid, et kulge võtke ja tahtsid mullegi anda. Aga pühapäeva õhtuks oli suund täielikult muudetud ja esmaspäeval ja teisel, rõhutan, et esmaspäeval teisipäeva õhtuks pidi olema kõik hävitatud. Aga teisipäeval ja esmaspäeval puhkesid tõelised möllud, ma ise ei jõudnud sinna. Inimesed tulid ja võtsid kuuse taimiselt samast ja ma arvan, et keegi on kindlasti ka filminud ja pildistanud, et see päästeoperatsioon tegelikult realiseerus. Kõik see massimõrv lõpetati juba ja teine samm, inimesed said need kuuseistikud päästa, igaüks oma ekki või metsa, kus iganes. Ja see on 2 päevaga. Eesti tingimustes uskumatu. See on minu arvates suurepärane. Meil oli ju valitsuse poolt antud väga selge suund, et maavara on mõeldud majanduse arendamiseks ja tegelikult üheks sammuks on ka looduskaitse piirangute mahavõtmine selleks, et saaks rohkem raiuda. Ja see on ka teatud sektori huvi, et see maht suureneks.
et seda ressurssi rohkem kasutada. Jah, majanduse areng on muidugi oluline ja sektor on ka oluline, aga küsimus on selles, kas meil on ka kõik tehtud selleks, et metsa maht ka uueneks. Ja täna, kui see bilanss on pigem negatiivne, siis tekib küsimus, kas meil tõepoolest on metsa nii palju, et me tuleviku osas oleme nii optimistlikud, et saame endale lubada istikuid hävitada. Et arvestades, et tegelikult vajadus ja huvi nende osas on olemas. Ja väga suur, see on uskumatu milline puunälg, mida ma olen näinud. Ma ei ole midagi muud, ainult telefon tühjaks jälle tahaks veel ja veel. Ja muuseas, see on ju riigi nii-öelda üks suurimaid lüpsilehmi, dividendide. Eesti riik saab sealt, kas oli 60 miljonit eelmine aasta või midagi, kõige suurem selline muulgas veel. Nii, aga siit lähme järgmise teema juurde, räägime natukene Ukrainast. Ukrainas on olukord kahjuks ikka suhteliselt sarnane ja nendest läbirääkimistest Türgis, vähemalt seda sealt kindlasti ei tulnud, mida me ootasime. Me ju arutasime eelmisel nädalal ja tegelikult ennustasime, et Nihet ei toimu. Et kohtumist Zelenski ja Putini vahel ei toimu. Et see oli arusaadav juba siis. Midagi sisuliselt nad ei ole otsustanud, aga sümboolselt vähemalt oli kokku lepitud vangide vahetus. Et tegelikult suuremas plaanis ka mitte väike asi. Aga mis täna on minu arvates oluline, et juba ka Ukraina poolt tulevad väga selged signaalid, et Ukraina president Zelenski on huvitatud kohtuda Putiniga. Ja kui me mäletame veel aasta tagasi, see oleks absoluutselt välistatud, et selline signaal tuleks Ukraina poolt. Ja ka uus paavst näitas enda poolt initsiatiivi ja kutsub siis nii Ukraina kui ka Venemaa liidreid istuma ja kokku leppima. Et suurem väärtus on ikkagi rahu. Ja kui sa mäletad, siis ka eelmine paavst kunagi tegi selles osas üleskutse, et rahu on kõige tähtsam. Ja siis teda mõisteti hukka selle eest, et ta sai väga palju kriitikat, et nagu selline üleskutse tuli tema poolt. Nüüd on sellest ajast aasta poolteist isegi võib-olla 2 nagu mööda. Selle aja jooksul on tapetud, ma arvan, 200 000 inimest ja nüüd kõlab sama üleskutse, aga nüüd seda aktsepteeritakse. Peeter, kuidas sulle tundub, kas on üldse mingisugust teed, ütleme, lähiperspektiivis sellel aastal, et võiks vähemalt relvarahuni jõuda? Et kas sa näed mingisugust nagu lahendust või kuidas sulle see pilt tundub? Ütleme, jälgides rahvusvahelist nii-öelda ajakirjandust, välispoliitilist ja meie üritame kuidagi väga reipalt näidata, et kas nüüd Ukraina kohe võidab või nii edasi, aga kui lugeda Foreign Affairsi või muude selliste soliidsete väljaannete, siis on Ukraina nii-öelda kokkukukkumise piiri peal, Ukraina riiklus. Ja valik on tegelikult katku ja koolera vahel tegelikult. Et me oleme panustanud, ropult panustanud eest panustaja, ütleme niimoodi, per capita, aga Euroopa Liit ei ole ühtne kahjuks. Ja ei saa võrrelda Eestit või Hispaaniat näiteks toetamise puhul. Ja kui nüüd Ameerika ka nagu võbeleb, et ütleme, idioodist president nagu siin
paljud meie juhtpoliitikud kahjuks annavad mõista. Aga ilma Ameerika toetuseta on Ukrainal väga raske nii-öelda riiklus säilitada. Nii et ma olen optimist, ma olen kui rääkida rahupartei, aga Eesti praegune valitsus kahjuks kuulub sõjaparteide hulka aga ilma Ameerika abita, ilma Trumpi abita, ma arvan, ei tule seal midagi. Sest mida rohkem seda kestab, seda rohkem ohvrit tuleb, seda rohkem kannatusi, loomulikult ülesehitustöö ja need, kes saavad selle priske peruka, on alati või sees. Nii et ma vaatan hirmuga ja samas ma olen lootusrikas, et ükskõik mida Trumpi kohta öeldakse, aga ta on siiski veel ka rahupartei. Aga kas teile ei tundu, et üldse Euroopa riikide juhid, ma ei räägi Ameerikast, aga Euroopa riikide juhid ongi teinud peaaegu kõik, mida nad demokraatlikes riikides saavad teha, sest neil on ikkagi valijad ja minu arust väga paljud need otsused on tulenenud lihtsalt sellest demokraatlikust valimisprotsessist, kus nad on sunnitud, Saksamaa vahetas kantsleri ära, ma arvan, et see kantsleri vahetus oli suures osas seotud tegelikult nende meeleoludega, mis praegu maailma välispoliitikas toimuvad. No tegelikult suurte riikide puhul ja mitte ainult suurte riikide puhul välispoliitika on alati osa sisepoliitikast. Et poliitikud mõtlevad eelkõige selle peale, et mida nad välispoliitikaga suudavad saavutada sisepoliitikas. Et mis on need sõnumid, mis on need emotsioonid. Jah, loomulikult on suured riigimehed, kes päriselt püüavad mõjutada ka suurt pilti, aga kõik sõltuvad sisepoliitikast ja valijatest, siin pole midagi teha. No ma pean ütlema siinkohal, et Trump minu arvates ei ole rahupartei liige. Ta on lihtsalt küüniline nagu ärimees ja suur riigijuht. Ta lähtub 100% ainult huvidest. Ja ta seda ei varja ka. Tegelikult suured riigid alati lähtuvad huvidest. Lihtsalt uus Ameerika president seda ka otse ütleb välja. Väikesed riigid lähtuvad ka, aga nende huvid kedagi ei huvita. Ja nad ei saa enda huvid kellegile peale suruda. No täpselt. Selles on asi. Ja täna me näeme, et tegelikult Venemaa soovib mingi eesmärki saavutada. Ma arvan, et nad otsustasid enda jaoks, et kui juba on nii palju panustatud, siis me midagi peame nagu saavutama, mis tõenäoliselt ei olnud esialgne eesmärk, aga mingi osa sellest eesmärgist, siis me nagu protsessi sõda peatame ja siis hakkame nagu läbi rääkima. Ja see on muidugi täna päris ohtlik, et mingi piirini tõenäoliselt veel asi nagu kestab ja Ukraina muidugi vajab nagu toetust, sest suvel nagu tulevad signaalid on oodata eskaleerimist ja see peaks tähendama, et Ukraina vajab toetust. Ja selles me oleme rääkinud korduvalt, et Peeteriga ma olen 100% nõus, et Euroopa võib pingutada, aga ilma Ameerikata, et Ukraina kahjuks ei saa hakkama. Isegi kui Euroopa on suuteline toetama finantsiliselt, siis relvaabi osas Euroopa võimalused on väga piiratud. Ja kogu see logistika ja kuna seda ju käib, et tõesti jõukuselt Ameerika või Euroopa Liit suudaks, aga killustatus ja aeg läheb, kui rääkida oma sõjaliste sõpradega, kindralitega 6, 7, 8 aastat.
aga see on hiigelpikk aeg. Absoluutselt ja kui me meenutame, et teine maailmasõda kestis sisuliselt 6 aastat ja ütleme Eestis veel oluliselt lühemalt, siis see aeg, mis on praegu Ukraina sõjale juba läinud, see on meeletu. Aga Ukrainast me räägime järgmistes saadetes kindlasti veel, sest see ei peatu, aga nüüd tuleme korra siia koju Eestisse ja meil oli enne saadet Mihhailiga väike arutelu uue võimaliku töölepingu seaduse muudatuste kontekstis ja on arutelu all üks päris huvitav muudatus, mis kuidas öelda, on väga raske aru saada kohe, et kas see on nüüd siis töövõtjatele kasulik või kahjulik. Vähemalt mulle tundub, et seal on ka võimalusi, aga Mihhail, räägi ära, mida see tähendab siis seda, et mulle garanteeritakse tööd ainult 10 tunniks nädalas? Suuremas plaanis mulle tundub, et see pilt näeb välja nii, et riik kõigepealt maksudega ja viletsa siis ärikeskkonnaga kägistab ettevõtlust. See on otseses mõttes. No seda ta teeb korralikult, et ma võin oma nahal tunnen. ja siis viskab ettevõtjatele sellise prääniku, mida ta siis annab töötajate arvelt. Et see praegune majanduskeskkond, ärikeskkond on tõepoolest halb ja ettevõtjatel on tõepoolest raske. Et sealhulgas mõned ettevõtted ei saa enda töötajatele garanteerida koormust ja sellega tekib ka loomulikult raskus palga väljamaksmisega. Ja kuidas siis riik pakub probleemi lahendada, mitte sellega, et üle vaadata maksusüsteemi, mitte sellega, et ettevõtet toetada ühel või teisel viisil, nagu seda tegid kõik suured riigid, eriti kriiside ajal, vaid sellega, et ütleb ettevõtjatele, aga jagage enda äririski töötajatega. Et me pakume teile uue siis lahenduse, uus töölepingu variante, mille alusel te saate öelda, et on garanteeritud ainult 10 tundi nädalas, ehk siis 1/4 normkoormusest ja ainult selle eest te peate ka maksma. Et teil on selline miinimumi nagu lagi, et selle eest, et te saate vastutada, aga muu osas saate öelda töötajale, et võtta või jätta. Et sobib sulle selline leping, saate nagu töötada, ei sobi, et vabandust, siis ei olegi vaja siin töötada. Ei ole see minu arvates nagu õige lahendus ja õige signaal, sest me ei saa äririske siis maandada töötajate sotsiaalgarantiide arvelt. See nagu loogika ei ole õige. No ma tööandjana ütleks, et seal on võimalusi kaasa arvatud töövõtjatele, sest on päris palju inimesi, kellel on ei olegi võimalik 40 tundi nädalas töötada, aga midagi teha tahaks. Aga need riskid, mille selle tähelepanu juhtisid, need on õiged, aga Peeter, mis sa arvad, kas Riigikogus... Kui sa luvad, ma nagu vaidlen vastu. Vaidle? Et nagu tõepoolest, seda ma ka ise tunnistasin, et see ärikeskkond on praegu halb, aga on ka olemas ühe või teise ärisektori spetsiifika. Aga siis sa alguses peale lepid kokku töötajaga, et sul ongi osakoormusega töö. Et see töötaja ei pea arvestama sellega, et tal tegelikult on soov töötada normkoormusega, aga iga hetk võib midagi juhtuda ja selle eest tema vastutab, mitte tööandja, kes tegeleb äriga ja peaks seda tööd pakkuma, vaid tema vastutab. Et kui see tööd ei ole, siis tuleb öeldakse, et aga homme ära tule, homme tööd ei ole. Absoluutselt, ma olen sellega 100% nõus, et töövõtja on nõrgemas positsioonis.
et see on kindlasti nii, ja ta on nõrgemas positsioonis ka siis, kui ta saab töötada 40 tundi nädalas, sellepärast et see kindlasti niimoodi on ja need riskid, millele see tähelepanu juhtis, nendega ma olen nõus. Aga ma muidugi näen lihtsalt, et on olemas osad valdkonnad, kus võtame seal infotehnoloogia, mis iganes erinevad sellised loomingulised tegevused, kus see võib anda ka mõned võimalused, et alati on see pool ka, aga arme sinna pikalt läheme, tahtsin Peeter sinu käest küsida, et mis sa arvad, kas Riigikogus võiks ka olla nii, et kui teil seal eriti midagi teha ei ole, et siis makstakse palka ainult 10 tunni? No need mõtted on, kui eriti veel, kui inimesed vaatavad suurt saali, siis tekib mõte, et kas üldse 10 tunni eest. Et 10 oleks ka liiga palju, jah? 10 palju, aga see pool nalja nagu. Aga selle teemaga, ma tean mitmed ettevõtjad, kes tervitavad seda, näiteks mingi kohvikupidajad ja muu sellised. Aga jah, tal on siin positiivsed külgi, tõesti, aga üldine pilt on ikka täitsa omadega nahkas. Et ettekujutus, et piip, raha tuleb, eks ju, aga kes sinna raha panevad, eks ju, kogu see ettevõtluskeskkond, stagnatsioon, pikka aeg, nii edasi ja kõik hakkab ikka rääkima. Et üldine pilt on, ja nüüd on väga hea, jälle ma tervitan need peaministri nii-öelda sõbrad, ettevõtjad, aga bürokraatlikke tõkkeid ja muid selliseid asju. Aga see on jälle, ma ei ütle kosmeetiline, aga saab õiges suunas, aga üldine pilt on ikka täiesti pekkis, nagu maal öeldakse. Et ettevõtlus, sa tead paremini seda. Ja nii, et see on üks selline killukene, et millel, nüüd ma olen suga Mihhail nõus täiesti, aga seal on ka positiivsed külgi. Ja ütleme, kindlasti on see üks debatti vääriv teema ja kui see nüüd areneb ja meile peale surutakse, siis kindlasti arutame seda veel. Aga nüüd Peeter tõi ühe väga olulise teema. Eestis pikka aega ei ole suurt ideed olnud ja paistab, et seda ei ole ega tule, et avalikus debatis midagi näha ei ole. Räägi paari sõnaga, mis need soomlased siis teevad paremini, et neil neid ideid on? Soomlased teevad üldse palju asju paremini. Et kui me ütleme, et kohe surume Venemaa põlvili, siis nemad on juba aastaid varjendid ehitanud, relvastanud ennast, kuigi pikem piir nii-öelda Venemaaga ja vaikselt on teinud ja on lasknud valgustarre, nii-öelda tarkust. Neil on üle 20 aasta juba selline nii-öelda parlamendi õhtuste istungite traditsioon, kinnised istungid, kus siis parlamendi ja valitsuse ja ettevõtluse tipud koos Teaduste Akadeemia juhtidega arutavad regulaarselt 4-5 korda aastas kõige olulisemaid probleeme riigis, kõige olulisemaid. Ja see tähendab, et kus võim ja vaim on koos, juba pikaajaline traditsioon, ülipopulaarne, aga selle kohta nagu ei anta intervjuu, siis pärast toimub sisuline arutelu. Ja nüüd Teaduste Akadeemia uus president jaanuaris, kui tuli ametisse Mart Saarma, kes on Soomes töötanud pikka aega, et kuulge poisid, et võiksime siin teha. Ja kui ma tulin parlamenti, siis ma helistasin Mart Saarmale ja ütlesin, et kuule, aga teeme ära. Ja uskumatu. Nii, see on 1,5 kuud on läinud. Oleme arutanud nii edasi, 17. juunil toimub esimene istung. Lauri Hussar ja Akadeemia president kirjutavad alla selle koostööleppele ja lootus, et vaim ja võim hakkavad, ei võõrista üksteist, hakkavad nii-öelda täiendama ja see on Soome edu üks olulisi aluseid muuses. Selline lootus on, et ka Eestis hakkab valgustarre tulema, võimutarre. Mihhail, kas sa usud, et need inimesed, kes täna Eesti avalikus elus aktiivselt tegutsevad, et nad suudavad järsku leida endas selle valgusvihu ülesse ja uusi ideid välja pakkuda. Kas see formaat on tähtis, millest Peeter rääkis? Esiteks suurepärane algatus Peetri poolt. See on Akadeemia presidendi poolt, mina olen ainult selline toetaja ja aga see on ka tähtis. Jaa, aga alati on keegi, kelle poolt tuleb signaal ja initsiatiiv. See on väga oluline.
vaata, ideaalis selline probleem või pigem ütleme nii selline formaat või probleemi käsitlus võiks lahendada kaks olulist probleemi. Esimene on Riigikogu kompetents. Et ma arvan, et me võime nagu tunnistada, et see üldine kompetents ei ole nii suur, kui võiks olla. Kahjuks, jah. Arenguruumi on, ütleme niimoodi pehmelt, arenguruumi on. Et on palju selliseid poliitilisi sõnumeid, poliitilisi intriige, vastasseisu, aga sisu võiks tegelikult olla rohkem. Ja me teame, et väga palju andekaid inimesi, ükskõik mis valdkonnast, otsa poliitikasse minna ei taha. No, erinevatel põhjustel. Ja see on see võimalik nagu link, et mis seoks inimesi, kellel on kompetents ja inimesi, kes otsustavad. Et tuleks ka sisu, et see tuleks nagu rohkem sisu. Et seda on vähe. Et arutelud käivad, vaidlused käivad, aga sisu ei tule. Et, ja see on see võimalik sisuallikas. Ja teine probleem, mis minu arvates on ka nagu laiema tähendusega, et iga riik, iga ühiskond, iga rahvas vajab suurt narratiivi ja suurt eesmärki. Vaheetapid, väiksemad eesmärgid, aga peaks olema ka selline pikaajaline plaan. Ja ma arvan, et ka siin me peame tunnistama, et täna seda ei ole. Seda ei ole majanduses, aga ka üldisemas plaanis sellist arengu narratiivi, kuhu ühiskond liigub. Minu arvates on. Kas sa tahad, ma ütlen, mis see on? Ütle. Võidu relvastumine. Jaa, no see on selline nagu, ütleme nii, ikkagi ajutine nagu nähtus. Et... No ma ei ole kindel, mulle tundub, et... Meie eesmärk peaks olema võidu relvastumine. Ei, ma tahan öelda, et rahvas praegu tajub, et Eesti suur eesmärk on võidu relvastumine. See on rahvas tajub. Nursipalu, kõik need teemad, eks ole, 5%. See on, ütleme, selline ideoloogiline lähtekoht ja ma ei ütle, et see on ainult tänase valitsuse, vaid see on, kuidas rahvas tajub, mis on Eesti suur eesmärk. Ja me sellepärast nüüd kannatame, me ei saa palku tõsta, raha ei ole, kõik tuleb panna relvadesse, see on, kuidas rahvas tajub. No aga samas on, ega naabrid ei saa valida. Ei, ma olen nõus, aga ma olen selle kõigega nõus, aga ma lihtsalt ütlen, et kindlasti ei ole täna ühtegi poliitilist jõudu Eestis, ma arvan, Toompel, kes julgeks sõnastada, et see ongi see eesmärk. Ei, aga see, mida rahvas tajub, see on väga oluline. Vahepeal oli tal rahval selline tunne, et põhieesmärk on rohestada ära absoluutselt kõik. Ja see muutus, see käis kõigile närvidele, Toompel jäeti selline mulje, et see nii ei ole, et tegelikult see on kõikide selliste keskkond, säästlik eluviis, see on kõik unustatud ja tegelikult võib-olla ongi nii, et kus see rahva ja võimu võõrandumine toimub, on see, et see, mida võim teeb ja kuidas see rahvani jõuab ja kuidas see rahvale mõjub, on täiesti erinev. Vaata, võim ikkagi alati tajub, isegi kui ei sõnasta, isegi kui ei saa aru, aga ikkagi tajub, et inimestele tuleb pakkuda suurema narratiivi, suurema eesmärki. Ja sellepärast mingi versiooniga alati tullakse välja. Et selles on ka puhtpragmaatiline sisu, et mingi eesmärk, mis peaks ka majandust käivitama. Ka relvade tootmine võib majandust käima panna, kui seda teha nagu õigel viisil. Trumpi näitel on see väga hästi õnnestunud. Ja küsimus on selles, kas see, mida pakutakse, on päris plaan, kas see on süsteemne plaan ja kas tõepoolest on arenguplaan või see on mõnes mõttes selline kas asendustegevus või paralleelne tegevus või siis emotsioonidega nagu mängimine.
ja relvastus on muidugi sealhulgas ka emotsioonidega mängimine. Et me nagu teame, et iga kord, kui sõda plahvatab, siis sõja ajal, aga eriti kui sõda lõpeb, millega kõik tegelevad, ostavad relva veel ja veel. Aga me ei suuda, me oleme nii väike ja me ei suuda isegi, kui me paneme 30% eelarvest 40, mis iganes. Me ei suuda, diplomaatia on palju olulisem, jälle see Soome, mulle väga meeldib see suurepärane poliitika, kas või sama president läheb, räägib, mängib golfi pool päeva, nii-öelda saab peale veel 200 jäälõhku ja tellimuse veel lisaks nii-öelda Soome majandusele. Soome välisminister ütleb, et naaberriik Venemaa ei ole meie vaenlane, muuseas. Aga meil on eri arvamused ja pretensioonid sellele. Aga meie... Aga sa ise tõid välja ja ma olen sellega 100% nõus ja tegelikult me siin oleme sellest ka korduvalt rääkinud. Retoorika on väga diplomaatiline, aga samas ma arvan, et Soome kaitsevägi on, ma ei saa nagu eksperdina hinnata, aga kindlasti üks väga tugev kaitsevägi Euroopas. Ja kodanikukaitse. Rääkimata sellest, et kodanikukaitse on süsteemne ja sellega tegeletati palju aastaid. Paralleelselt sellega, kui võimaliku agressoriga nad tegid koostööd, said ressurssi ja valmistusid. Ja ka meie puhul ma arvan, et meil peab olema rohkem pragmaatikat, aga ka väike riik peab suutma ennast kaitsma vähemalt. Kõik peavad aru saama, ükskõik kes ümber on, et me ei ole selline nagu lihtne väike tükk, mida saab lihtsalt võtta. Et see heidutamine on ka väga oluline, ka diplomaatias pole midagi teha. Et me peame olema pragmaatiliselt, diplomaatiliselt, aga rusikas alati peab olema ka valmis. Ja selle teadmisega me täna see saate võtame kokku. Stuudios olid Riigikogu liige Peeter Ernits, kes ütlesi liitus äsjaga Keskerakonnaga ja ma loodan sind, Peeter, meie saates näha veel ja veel. Ja alati, kellega me koos siin oleme, minu hea saatekaaslane Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees, mina saatejuhina Anek Mägi, kaunist keskhommikut ja näeme ja kuuleme täpselt nädala pärast.